tere, kallis kuulaja, tere, kallis vaataja. kogemusnõustaja Silver podcast alustab taas. mul on meeldiv sinuga kohtuda nii pildis kui ka helis. kui sa kuulad mind esimest korda, siis meeldiv tutvuda. mina olen Silver, Silver Kleiman Leiman, teistpidi tuntud ka kui kogemusnõustaja Silver. mul on diagnoositud depressioon ja ärevushäire. olen nendega võidelnud päris mitu aastat varasemalt ja olen nendest taastunud, siis uuesti tagasi langenud, siis uuesti taastunud, uuesti tagasi langenud. olen proovinud isegi endalt elu võtta. ja siis oligi see pöördemoment minu elus ja tänaseks päevaks ma olen siis ka läbinud täies mahus kogemusnõustaja koolituse programmi, mis annab mulle siis pädevuse töötada kogemusnõustajana ja teisi inimesi aidata, kellel on sarnane diagnoos nagu minul endalgi, ehk siis depressioon ja ärevushäire ning kuidas ka nendest siis välja tulla. ja tahaks tänada teid, kuulajaid ja vaatajaid samamoodi ka selle eest, et eelmiste osade peale, kõik, mis on siis üles laetud kuskile, on tulnud päris palju kommentaare, kus on tekkinud äratundmist, kus on tekkinud sellist emotsiooni, et oh, sa räägid täpselt nii, nagu mul on olnud, aga ma pole seda osanud kellelegi seletada, et see teeb suurimat heameelt. Sest ma tean, mis tunne on olla eksinud, olla üksi, olla hirmunud ja ka karta selle pärast, et äkki nüüd tabab mind mingi hukkamõist, kui ma nüüd lähen räägin kellelegi ausalt, mis minu sees päriselt toimub. ja ma siiralt loodan, et kõik see tegevus üldse, mis vaimse tervise maastikul toimub, täna annab siis kellelegi julgust ja seda tõuget just tegeleda enda muredega täpselt samamoodi ja leida need lahendused ülimalt kiiresti. ja kui sa tunned, et sul nüüd samamoodi tekib täna mõni küsimus või mõte, mida sa soovid jagada, siis sa võid seda teha kas siin YouTube'is, võid kirjutada mulle siis minu sotsiaalmeediasse, vahet ei ole kumba, TikTok, Facebook, Instagram ja nii edasi, kõige seal on kättesaadav siis kogemusnõustaja Silver nime alt. ja võid ka mulle muidugi meili saata silver@tervevaim.ee. täna oleme jõudnud minu loo jagamisega sellisesse punkti, kus me räägime sellest peatükist, kus ma hakkasin abi otsima, kuidas ma üldse selleni jõudsin, kuidas ma sain enda ametliku diagnoosi ja kuidas ma alustasin ka siis raviga ja kuidas üldse, kui raske see ettevõtmine tegelikult oli, see tunnistamine, see enda haavatavaks tegemine ja üldse siis ka see sundolukord, et nüüd ei ole nagu võimalik niisama olla, nüüd tuleb päriselt pöörduda professionaalide poole, sest ise omal jõul ma enam hakkama ei saanud. ja see teadvustamine ja see hirmude allasurumine või tegelikult mitte hirmude allasurumine, vaid lihtsalt kaotuse aktsepteerimine, et nüüd on olukord selline, nüüd teistmoodi enam edasi ei saa, tuleb pöörduda arsti poole. ja see ei olnudki tegelikult nii kaua aega tagasi, aasta oli 2018, kui see kõik juhtus maikuus. oli üks ilus päev, minul oli selja taga raske nädalavahetus, raske siis selles suhtes, et kuna ma sellel ajal ka palju pidutsesin, jõin alkoholi, tegin kõike muud, siis oli minu pühapäevane päev küllaltki tihti pohmas ja sellel ajal ma siis enamasti vedelesingi ja turgutasin ennast ja taastusin sellest. aga sellel päeval ma olin lõpetamas oma teist tassi kohvi, väljas oli ilus päiksepaisteline ilm, telekast käis F1 etapp, ma ei mäleta enam täpselt milline, aga ma teadsin, et see on üks ilus pühapäev ja niimoodi mulle meeldis seda sisustada, kui järsku tabas mind selline surmahirm.
ma kargasin püsti, ma jooksin ja kõndisin mööda tuba ringi, ma mõtlesin, et mul nüüd paneb pilt kokku, mu süda ütleb üles, ma lähen hulluks. Ma ei teadnud, mida ma tegema pean, sest ma ei olnud mitte kunagi midagi sellist tundnud. Ja see, et ma ei olnud mitte kunagi mitte midagi sellist tundnud, ajas mulle veel rohkem hirmunahke ja ma päriselt arvasin, et nüüd ongi mul minek, nüüd ma suren ära. Ja see oli õudne. Ma ei teadnud, mida teha. ja, ja ma tundsingi, et ma lähen hulluks, ma minestan ära, ma suren ära, see ongi minu viimane hetk. Mõtted ei allunud minu kontrollile enam. Tunded vahetusid ülimalt kiiresti, et üks ei jõudnud pihta hakata, kui juba tuli teine. Ehk siis see, millest ma räägin, on ju paanikahoog. Aga ma ei teadvustanud seda, et see on paanikahoog, sest ma ei olnud nagu varem mitte midagi sellist tundnud ja see esmakordne tundmine, kus ma nüüd päriselt saan aru, et minuga võib midagi juhtuda. See pani mind elu pärast kartma ja ma tahtsin tegelikult kutsuda iseendale kiirabi. Aga ma ei julgenud seda teha, sellepärast et ma jällegi kartsin ka endale abi kutsuda, sest see tunne oli nii õudne ja äkki, kui ma endale abi kutsun, ma mõtlesin sellel ajal niimoodi, et äkki ma siis tulebki midagi õudset välja ja siis ongi mul mingi terviserike ja elu läheb nagu pärast seda ainult allamäge. Ja ma olin veendunud, et küll see läheb ise üle. Raudselt on see nii, et mul on varem ka halbu päevi olnud ja mis nüüd seekord siis teistmoodi on. Elan selle üle, surun alla, kannatan, teen head nägu, tegutsen hambad ristis, aga tegelikult mitte midagi ei juhtunud ja ainuke asi, mis ma oskasin teha sellel ajal, oligi see, et kuidas ennast siis tuimestada uuesti. Ma läksin poodi, võtsin alkoholi juurde, proovisin enda sõbraga ühendust võtta, et ma ei julgenud üksi olla. Jah, praegu tagantjärele vaadates see alkohol ei olnud nagu üldse hea mõte. Kuigi see tegelikult ju töötas, ta töötas selles osas, et ta tuimestas, jah, ta võttis neid tuure maha, ta lasi mitte tunda, kõik ei olnud enam nii võimendatud, aga seda ainult nii kaua, kuni alkohol veres oli. Ja niipea, kui alkohol jälle verest välja läks, tuli see pohmakatunne, tuli jälle see ärevus, tuli jälle see paanika, tuli see hirm ja kõik oli tegelikult veel võimendatud võrreldes see, kui lihtsalt kaine olla. Ja ma ei teadnud sellel hetkel paremini ja lihtsalt see oli ainuke variant, mida ma oskasin teha. Aga praegu tagantjärele vaadates, siis see ei olnud nagu üldse hea variant, sest see tegelikult, see alkohol tegi kõike kordades hullemaks, ta toimis ajutiselt, aga see polnud mitte mingisugune lahendus. Ja ma palvetasin, ma anusin, ma lootsin, et kõik läheb paremaks iseenesest, ilma et ma mitte midagi teeks. Ma lihtsalt lootsin, et kui ma nüüd magama lähen, järgmisel päeval ärkan, siis on kõik jälle tagasi normaalne. Aga ei olnud. Ja see oli õõvastust tekitav selle koha pealt just, et ma kartsin nii tohutult, sest kõik see ümbritsev reaalsus oli tundmatuseni muutunud, kõike oli liiga palju, kogu aeg olid paanikahood, ärevushood ja, ja ma ei saanud enam lihtsate asjadega hakkama, sest ma ei tundnud end turvaliselt. Ma tundsin, et iga hetk on nüüd midagi sellist, et kus minuga juhtub midagi kirjeldamatult halba. Ja see oli lihtsalt nii koormav, sest esiteks juba valgus oli eredam, kõik ümbritsevad helid olid võimendatud, ma tundsin liiga palju, ma ei tahtnud tunda liiga palju ja samal ajal oli ka kõik nii tühja täis, et ma ei tundnud justkui mitte midagi. Ja meeletu hirm, millel ei paistnud lõppu, paanikahood, ärevushood ja muidugi lisasin sinna vürtsi veel juurde. Ma läksin Google'isse, trükkisin kõikvõimalikud tunded sisse, mida ma sellel ajal tundsin. Ja enamus vastused oli kas siis mingi vähidiagnoos või siis ajukasvaja või siis mõni muu
tõsisem terviserike ja see lisas veel seda ärevust juurde, seda lootusetust, seda stressitunnet, et samal ajal ma oleks võinud lihtsalt teha ühe lihtsa telefonikõne oma perearstile, öelda, et nüüd on halvasti, mul on abi vaja või tõesti kutsuda endale kiirabi või midagi sellist, aga ma ei teinud seda, sest ma kartsin ka abi küsida. Ja see on tagantjärele vaadates nii veider käitumine, sest ühelt poolt see lootmine, et nüüd, kui ma magama lähen ja hommikul on kõik hästi, see on ka ju tegelikult ju täiesti selline asi, mis mitte mingisugust tulemust ei too. Et seal ei ole ju mitte mingit tegutsemist taga ja niisama ju tegelikult ennast päästa, ma ei tea, kas on võimalik. Aga jaa, ma ei saanud endaga hakkama, isegi see duši all käimine tundus nagu nii meeletu väljakutse ja kõik oli nagu nii võõras, kõik oli liiga palju ja mul oli ju vaja ka tööl käia, sest mul olid kohustused, onju, ma üürikorter, arved, kõik muud võimalikud asjad, millest ju tuleb hoolitseda, et toit oleks laual, et ei jääks nälga, aga ma ei saanud tööga hakkama, sest minu töös seisneb selles, et ma räägin telefoni teel inimestega, ma suhtlen klientidega ja, ja see lihtne asi tegelikult, mida ma oskasin väga hästi, ei tulnud mul enam välja, sest mul kiilus mõte kokku, tekkisid kõne ajal tekkisid ärevushood. ma tahtsin selle kõne hästi kiiresti ära lõpetada ja, ja seda oli nagu liiga palju, sest nagu lihtne kliendikõne, et tere, kuidas läheb, mina olen Silver, helistan siit. ma ei osanud seda enam ja mul oligi, kui mul tekkis ärevushoog, siis ma tahtsin lihtsalt ära põgeneda kontorist, sest see kontoris oli ka see tehisvalgus, tavaline valgus, ümbritsev müra ja seda kõike oli liiga palju ja ma lihtsalt kuidagi proovisin nagu teha head nägu selle juures, aga ma ei saanud sellega tegelikult üldse hästi hakkama, sest ümbertringi oli näha, et noormees, kes enne oli sihuke rõõmurull, positiivne, täiega aktiivne, järsku on endasse tõmbunud, silmad käivad igale poole, ei näita mingit emotsiooni, pilgust paistab läbi hirm ja nagu näha oli, et inimesed näevad, et midagi on teistmoodi ja isegi kui küsiti, kuidas sul läheb või kas midagi on juhtunud, ma ei osanud mitte midagi öelda, sest ma ei teadnud isegi, mis minuga toimub ja samal ajal ma ikkagi tundsin seda hirmu, tundsin seda valehäbi, et üldse rääkida sellistest sisemistest tunnetest, et mis mõttes, mille jaoks ma seda tegema pean, et ma seda pigem ju räägin arstiga, aga arstile ma ka ju ei julgenud minna. ja ma ei saanud hakkama ka tänaval liikumisega, sest jällegi müra, liiga palju vahelduvat keskkonda, äkkmuutused, kõik see trigerdas neid ärevushooge ja paanikamomente, rääkimata siis ühistranspordi kasutamisest või siis autoga sõitmisest ja üldse rahvarohkestest kohtadest, et seda oli ka liiga palju ja oli väljakannatamatu sellest osa võtta. Ja lõpus ma lihtsalt olingi punktis, et kus see palvetamine, kus see anumine, kus see lihtsalt lootmine, et iseenesest läheb paremaks, no ei aidanud enam. Ja siis ma olingi sundolukorras, kus ma, kus ma olingi sunnitud võtma selle telefoni, helistama perearstile, kõigepealt siis jääma üldse haiguslehele, leppima kokku kohtumise ja siis vaadata, mis edasi saab ja selleni jõudmine oli küll jah, raske, keeruline, aga kui ma selle ära tegin, siis oli teatud mõttes kergem, et nüüd on mingi protsess pihta hakanud, nüüd on võimalik ka saada potentsiaalne lahendus. aga jällegi, ma ju ei olnud läbinisti aus, ma hoidsin ju tagasi, et kui mu perearst suunas mind edasi psühhiaatri visiidile, et sinna vahele ikkagi ju jäi selline ooteaeg, et üldse nagu järjekorras ootamine ja siis ise see marineerimine ja seedimine, et on ju, et mis minust saab, mis mu viga on ja ikkagi see guugeldamine sinna kõrvale. ja kui ma lõpuks
Siis psühhiaatriga kokku sain, siis ma ju rääkisin talle asju ilustades. Ma ei rääkinud sajaprotsendilise aususega, ma hoidsin väga paljusid asju tagasi, ma kirjeldasin, et ma ei saa keskenduda, ma ei saa rahvarohketes kohtades hakkama, et mu pilt on veidikene kiirem, kui ma ümbrust vaatan. Mul on mingid imelikud hood, ma ei saa magada, ma ei saa enda kohustustega hakkama, närvilisus, muremõtted, mure tervise pärast. aga jällegi, ma ei andnud seda sellisel kujul edasi, nagu see tegelikult oli, et jah, et mul on surmahirm, mul reaalsus enam ei ole niisugune, nagu ta oli enne. Kõike tundub liiga palju ja samas ajal ma ei tunne mitte midagi, mul on enda kehas ebamugav olla. ma ei saa lihtsate asjadega hakkama, nagu näiteks pesemine. mul ei ole turvatunnet, ma ei julge üksi olla. et ma seda ei andnud niimoodi edasi, ma andsin seda ilustatud kujul. ja sellest olenemata tegelikult ma ikkagi sain ühe testi, mille ma pidin siis ära täitma, märkima seal linnukesi riste 1-10 ja lõpuks ma sain siis oma diagnoosi ja see oli depressiivne episood põhihaigusena ja sellel oli ka kaasuhaigus, generaliseerunud ärevushäire. ja kui ma sain selle teada, siis mul oli okei, need asjad on siis nüüd niimoodi, et jah, mul on siis depressioon, ärevushäire ja ega otseselt mitte midagi ei muutunud. jah, ma sain teada, ma sain lõpuks aru, mis minuga toimub, mille pärast see kõik on üldse. aga jällegi ma ei teadnud, kuskohast see kõik alguse sai, kas see on juba siis mingi varasemalt ligi hiilinud. ja samas natukene aitas nagu lahti seletada psühhiaatri enda need ülesmärkimised ka, et keskendumishäired, ärevus, emotsionaalne labiilsus, mure enda tervise pärast, derealisatsiooni elamused ja depersonalisatsiooni elamused, rongisõitu mittetalumine, muremõtted, hommikul mõtted, et kui magama heidan, kas ma üldse hommikul üles ärkan ja pulsi katsumine, see oli ilusti üles kirjutatud. aga kõik oli nagu jällegi see põnev selles suhtes ja hea selles suhtes, et isegi kui ma ei olnud 100% aus, suutis mu psühhiaater tegelikult vägagi täpselt asjad kirja panna. ja ma mõtlen, et kui ma oleks võib-olla olnud 100% aus ja mitte tagasi hoidnud, äkki ma oleks saanud võib-olla veel efektiivsema ravi või üldse nagu selle toimetuleku meetodid, et kuidas üldse alustada, kuidas endaga hakkama saada. aga ikkagi oli see, see hirm, see häbi, et kuidas nüüd eluterve noormees, kes oligi enne rõõmus, tegi kõike, käis igal pool, võttis elust osa, naeris, järsku ei saa enam hakkama endaga ja siis oligi see tunne, et nagu mis mõttes, et ma olen ju mees, et ma pean ise hakkama saama, ma pean vastused ise leidma, ma ei pea arsti juures käima, et teen lihtsalt head nägu ja küll kõik iseenesest laheneb, aga see ei käinud niimoodi, see ei juhtunud nii ja see protsess tegelikult üldse see juhtumine, kus kõik lendas vastu taevast, siis selle segaduses olemise ajal kõik need mõtted läbi mõelda ja siis lõpuks võtta ennast nii paljugi kokku, et minna arstile. et see kõik võiks toimuda tunduvalt kiiremini. ja see, et abi otsida, see ei ole tegelikult häbiasi, sest kui me põleme läbi või kui meid tababki depressioon või ärevushäire, siis noh, see iseenesest ei lähe üle, meil on vaja mingisugustki abi, mingisugustki nõu, kuidas edasi käituda, et me ei teeks enda situatsiooni veel hullemaks, nagu näiteks mina seda tegin, et esimese asjana kohe hakkasin kasutama alkoholi parandusvahendina, aga tegelikult see tegi kogu olukorda kordades hullemaks ja tänu ja alkoholi tõttu tegelikult ma üldse jõudsin ka sinna punkti pärast hiljem, kus ma ju proovisin endalt elu võtta. et see, kui inimest tabab depressioon või ärevushäire, siis alkohol, nii nagu ütlevad ka teised raviarstid, see on üldse mängust vaja välja jätta, sest
sest ta on lõppkokkuvõttes depressant ja kui inimene on terve, ei saa kätt ette panna, ta võib ükskõik mida teha. aga selles olekus, arvestades, mis ma ise olen läbi elanud, ma kindlasti ei soovita seda. aga üldse, et nagu anda edasi mingisugustki visuaali, siis vaataja, kes sa vaatad seda podcast'i, sul on võimalus nagu näha, et see oli see esimene päev, kui nagu kõik juhtus ja kõik see minu sisemaailm varises kokku. kõik, mida ma tundsin, kõik, mida ma ei tundnud, kõik, mille eest ma üritasin põgeneda, kõik need muremõtted, kõik need paanikahood, kõik need ärevushood väljenduvad just nimelt selles samas pilgus siin. kuulaja muidugi kindlasti vaatab pärast Youtube'ist või lülitab Spotify's see videoformaat tööle, et siin see pilk kohe kindlasti ei ole selline, mis näitaks üles elurõõmu, mis näitaks üles, et kõik on hästi. pigem on siin tegu tõsise mureliku näoga ja see näitab, et midagi on täiesti valesti. siin on nagu üks pilt sellest, kus ma olen siis oma töökeskkonnas, kus on siis tehisvalgus, kus on tavaline valgus, kus on ümber tegelikult ka paljude inimeste poolt tekitatud müra ja paljude seadmete poolt tekitatud müra ja siin ma proovisin kuidagi jah, head nägu teha, teha oma ülesandeid edasi, olla, teha tööd, aga tegelikult ma ei saanud hakkama sellega ja iga kord, kui mul ärevushoog tuli või paanikahoog, siis jah, ma jõudsingi lõpuks selle punktini, et kus ma lihtsalt läksingi poole päeva pealt kontorist minema, kellelegi mitte midagi ei öelnud, sest ma ei julgenud öelda. ja tagantjärele vaadates tõepoolest jah, vastik oli see. ma teeks hoopis teistmoodi praegu. ma oleks aus, ma ütleks, mis mu viga on, sest siis äkki on keegi, kes mõistab, kes on võib-olla ise midagi sellist läbi elanud ja ta oskab kohe anda mingit nõu või anda soovitusi, et kuule, jaa, mul on täpselt samamoodi olnud, aga see on hirmus, mis sa läbi elad ja ma kindlasti soovitaks võtta perearstiga ühendust või psühhiaatriga või psühholoogiga. et sellises situatsioonis kindlasti ei tohi loota sellele, et kõik läheb iseenesest üle või kõik on hommikul parem, sest tegelikult ei ole. järgmine pilt jah, on siis tehtud, kui ma olen rahvarohkes kohas ja samamoodi jälle ma tegin tollel ajal pilte just siis, kui mul tuli kas ärevushoog või paanikahoo taoline moment peale ja siis, kui ma iseennast nägin, siis ma nägin nagu iseennast iseendale otsa vaatamas ja siis ma üritasin nagu läbi selle ennast rahustada ja siis ma nagu nägin, mis minu näos toimub, kuidas mu silmad on ja see nagu tegelikult oli minu üks selline toimetulekuviis alguses, kui ma tegelikult mitte midagi teha ei osanud. ja siin ongi rahvarohkes kohas, kõike oli liiga palju, müra oli liiga palju, valgust oli liiga palju ja jällegi see sisemine tunne oli seesugune, et ma tahtsin lihtsalt ära põgeneda kuskilt, ma tahtsin iseenda keha seest välja tulla ja päris karm on tegelikult neid pilte vaadata, sest no praegu tahaks kõigest vähest ajas tagasi minna ja anda need põhimõtted ja soovitused edasi iseendale, et tegelikult läheb kõik paremaks ja sellest on võimalik välja tulla. et see on hea. ja nagu jällegi teine situatsioon on ju, kus on vaja sõita autoga ja juba on mõtted seal, on ju, et kas ma pean selle distantsi vastu, kas kõik läheb nii, et mitte ühtegi õnnetust ei juhtuks, mis siis saab, kui on tipptund, mis siis saab, kui on palju liiklust. siin ma ilmselt ise ei sõida, olen lihtsalt kaasreisija, aga ikkagi sellised mõtted käivad läbi ja autos tegelikult tuli neid trigger'eid veel rohkem, sest see keskkond ümbritsev oli muutlikum ja kogu aeg sellega sammu pidamine, järge pidamine, kogu aeg oli mingisugune stimulatsioon. see tegi seda olekut veelgi vastikumaks ja no ongi jällegi lihtsad asjad, aga nende sees olla oli nii keeruline ja nii väljakannatamatu ja tegelikult
tagantjärele jällegi sooviks, et oleks võinud varem alustada abi otsimisega, oleks võinud varem helistada oma arstile, kohtuda temaga, et saada see diagnoos varem kätte ja ka alustada siis toimetustega, et üldse midagi paremaks läheb. Ja pärast psühhiaatri juures käimist äh, pidin alguses, leppisime kokku, et ma katsetan siis niisama ise kuidagi hakkama saamisega, aga jah, lõppes see sellega, et ma ikkagi tegelikult ei saanud omal jõul hakkama, ärevushood ei lakanud, paanikahood samamoodi mitte. Ja siis hilisem visiit juba kirjutati mulle retsept ravimite vastu või siis jah, et kirjutati retsept, et ma võtaks ravimid välja. Ja siis ma hakkasingi oma, alustasin oma raviga. Aga see ei andnud mulle mitte mingisugust südamerahu. See ei andnud nagu sellist lõppvastust. Ma endiselt kahtlesin, et minus on midagi muud viga, et minus on midagi sees katki. Et minu ajus on midagi katki läinud, mu südames on midagi valesti, sest ma tundsin ennast oma enda kehas nii ebamugavalt. Ja siis ma võtsin uue teekonna ette, ma lasin teha endale kõikvõimalikud uuringud, alustades siis neuroloogist, jõudes välja nahaarstini ja, ja kõik tulemused tulevad tagasi normaalsete tulemustega, ehk siis mitte midagi ei ole viga. Et seda õudset tunnet, seda vastikust, neid paanikahooge, neid ärevushooge, neid ebareaalsusmomente või need derealisatsiooni või depersonalisatsiooni momente tekitab minu enda aju, sest seal on asjad paigast ära. Ja see tunne on nagu nii reaalne, et see tõesti paneb muret tekitama enda tervise pärast, et midagi muud on viga. Ja see oligi see punkt, on ju, kus kõik tulemused ülejäänud tulid tagasi normaalsed, siis see aitaski aktsepteerida seda, et jah, mul on depressioon, mul on ärevushäire ja nüüd tulebki siis midagi selles osas ette võtta. Ja sealt mu taastumisteekond koos professionaalse abiga ka alguse sai. Ja alguses tegelikult oli mul väga suur motivatsioon, et nüüd on minu viimane võimalus, kui ma nüüd sellest kinni ei haara, siis ei juhtu mitte midagi. Ma pean tegutsema, ma pean vaeva nägema, et saada tagasi selleks inimeseks, kes ma enne olin. Ja tegelikult see esimene taastumine oligi ülimalt edukas, kõik läks üles joones, kõik psühhiaatriga oli hea klapp, psühholoogiga oli hea klapp. Ma küll jah, ise ei uskunud eriti enda edusse, sest iga päev oli ikkagi täis muremõtteid, ma otsisin ärevust taga, ma muretsesin ikkagi tuleviku pärast. Ja ma saingi nagu poole aastaga endal jalad sisuliselt alla ja kuni mind tabas siis uuesti tagasilangus ja haigestumine. Sest tegelikult pärast seda esimest taastumist on ju ravimid, töö iseendaga oligi selline pikem haigusleht. Kui siis sain jalad alla, siis arsti poolt ka heakskiidu, et nüüd võid ellu tagasi minna, siis ma tegelikult ju läksin täpselt samasse keskkonda tagasi, kus ma haigeks jäin. Ja see tagasilangus oli ülimalt kiire tulema. Aga järgmises osas, sellest ma räägin juba lähemalt, kus ma siis võtan ka fookusesse, kuidas ravimid mõjusid, mida ma tundsin sellel ajal, mis mind tegelikult aitas ja siis kuidas ma uuesti sinna tagasi languseni ka jõudsin. Kui sa tundsid, et sul tekkis selle osa ajal mõni küsimus, siis kindlasti anna sellest mulle teada, siinsamas, kas siin YouTube'is, kui sa vaatad seda kuskilt mujalt ja tekkis ikkagi küsimus, siis minu need sotsiaalmeedia handle'id on siin, kui sa vaatad. Ja kui sa kuulad, siis kogemusnõustaja Silver, kõik kokku kirjutatult, olen igas kanalis peaaegu kättesaadav ja olemas. Aitäh, et vaatasid, aitäh, et kuulasid. Kui sa tunned, et kellelegi võib sellest osast veel abi olla, siis kindlasti jaga seda edasi.
hoia minu toimetustel silma peal ja näeme juba vähem kui kuu aja pärast. Mina olen kogemusnõustaja Silver, sa kuulasid kogemusnõustaja Silver podcasti ja kohtume järgmises osas. Tšau!